Pärast Krimmi hõivamist 2014 aastal Venemaa president Vladimir Putin teatas, et poolsaar jääb nüüdsest ja igaveseks Venemaa osaks. Kuid 12 aastat hiljem ja tundub, et seda lubadust on Putinil üha võimatum täita. Kuna Ukraina kaugmaadroonide ja raketirünnakud piirkonnale intensiivistuvad, katkestades selle varustusteed ja viies poolsaare enneolematusse kriisi, Venemaa kontroll Krimmi üle näib nõrgem kui kunagi varem. Tegelikult võib Putin ise olla ametlikult loobunud igasugusest lootusest seda piirkonda hoida, ning tema enda rahva tegevus tõestab seda. Ajaloolaste jaoks need sündmused ei tule üllatusena. Paljud suured maailmavõimud on läbi aegade Krimmi poolsaare oma kontrolli alla kuulutanud, aga ükski neist pole suutnud seda igaveseks enda käes hoida. Varasim teadaolev sissetung sellesse piirkonda toimus juba aastal 513 e.Kristuna. Just siis alustas Pärsia impeerium Dareios esimese juhtimisel sellesse piirkonda suunatud suurt sõjakäiku. Aastasadade möödudes läks kontroll kreeklaste, roomlaste, isegi Bütsantsi impeeriumi kätte. Krimmi esimene suur piiramine toimus 14. sajandil, kui kuldhordi mongoli väed sihtisid genovalaste kontrolli all olevat Kaffa linna, mis on tänapäeval tuntud kui Feodossia. Mongolid piirasid ja ründasid linna aastatel 1343–1346, kuni neid tabas lõpuks massiline muhkkatkupuhang. Ei tahtnud piiramist lõpetada ega koju tagasi minna. Ründajad korraldasid selle asemel ühe maailma esimestest bioloogilise sõjapidamise näidetest. Nad häitsid katapuldiga katkuga nakatunud laipu linna, mis sundis genovalasi mitte ainult põgenema, vaid viis ka musta surma levikuni üle Vahemere ja kaugemalegi järgnenud sajanditel. Krimmis toimus veel palju piiramisi, sissetunge ja vapraid, kuid lõpuks siiski lootusetuid meeleheitlikke viimase hetke katseid. Näiteks oli legendaarne Sevastopoli piiramine, mis toimus Krimmi sõja ajal ja kestis peaaegu aasta, oktoobrist 1854 kuni septembrini 1855. Selles osales liitlasriikide koalitsioon, kuhu kuulusid Suurbritannia, Prantsusmaa, Osmanite impeerium ja Sardiinia. Ümbritsesid ja pommitasid linna, mida venelased püüdsid kaitsta, ehitades selle ümber suure bastionide vöö. Kui haigused, külm ja nälg nõudsid liitlasvägedelt oma osa, jäid nad lõpuks siiski võitjateks ja ülejäänud venelased olid sunnitud põgenema. 1920 aastal asus Krimmis Vene kodusõja ajal bolševike vastane Valge armee. Väe killustatud jäänused üritasid hoida Perakopi maakitsust, kitsas Maariba, mis ühendab poolsaart mandriga, püüdes vastu pidada pealetungivale Punaarmeele. Nad suutsid võita piisavalt aega, et umbes 150 000 sõdurit ja tsiviilisikut saaksid põgeneda mere kaudu Istanbuli poole. Kuid lõpuks murdusid vastaspoole ülekaaluka jõu all. Teine maailmasõda andis meile veel ühe näite sellest, kuidas see polnud sugugi mingi läbitungimatu kindlus. Krimm on tegelikult üks raskemaid kohti maailmas, mida enda käes hoida. 1941 aastal, kui teljeväed katkestasid maismaaühendused Krimmi poolsaarele, Nõukogude sõdurid taandusid sadamalinna Sevastopolisse. Sakslased tegid aasta viimastel kuudel mitu ebaõnnestunud katset linna vallutada, enne kui lõpuks koondasid suure väe ja pommitasid Sevastopolit raskete raudteesuurtükkide ning Luftwaffe õhurünnakutega. 1942 aasta juuliks olid Nõukogude kaitseliinid peaaegu kokku varisenud. 10 000 sõdurid kas tapeti või võeti vangi ja teleriigid kindlustasid kontrolli Krimmi üle. Vaid paar aastat hiljem, 1944 aastal, võtsid Nõukogude väed kontrolli tagasi, kopeerides natside taktikat. Esmalt katkestati Saksa armee maismaaühendus ja seejärel keskenduti Sevastopoli enda tugevale pommitamisele. Kuigi üksikasjad erinevad, paljud neist näidetest toovad esile Krimmi sarnase koha hoidmisega kaasnevad loomupärased raskused. Ja need raskused taanduvad lõpuks ühele lihtsale asjale. Midagi, mida isegi maailma kõige võimsamad ja jõukamad riigid ei suuda kunagi täielikult kontrollida. Geography. Krimmi ainulaadne geograafia on ühtaegu selle suurim tugevus ja suurim nõrkus. Näiteks on see idas, läänes ja lõunas loomulikult kaitstud suurte veekogude poolt. Aga see tähendab ka seda, et maismaaühendus on äärmiselt piiratud. Tuhandeid aastaid oli ainus viis Krimmi maismaa kaudu sisse või välja pääseda põhja poolt, läbides Ukraina lõunapiirkonnad. Ja kuigi poolsaar on teatud ressursside poolest rikas, see ei ole isevarustav. Iga võim, kes tahab seda kontrollida, on alati pidanud leidma viise, kuidas toimetada piirkonda, toitu, kütust, vett ja muid tarbeid. See ongi võti varustusliinid. Ajaloo jooksul on sissetungivad väed korduvalt keskendunud nende liinide läbilõikamisele, et muuta Krimmi oma vaenlase jaoks kontrollimatuks. Kui toit ja kütus enam ei liigu, on vaid aja küsimus, millal okupatsioonivägi peab valge lipu heiskama või taanduma. Oleme näinud täpselt sama stsenaariumi kordumas ikka ja jälle. Korduvalt ja korduvalt. Poolsaare isoleerimine
eelnes selle kaitsjate lüüa saamisele. Ei olnud tähtis, kui kõrged olid nende kindluse müürid, kui palju kindlustusi nad püstitasid, kui palju kaevikuid nad kaevasid või punkreid ehitasid või kui hästi nad tõrjusid kõiki sissetungijaid, kes liiga lähedale sattusid. Lõpuks pidid nad alati alla andma, kui ressursid otsa said. Ja samad ajaloolised õppetunnid kehtivad ka tänapäeva. Pärast Krimmi ülekontrolli haaramist, Vladimir Putin näis uskuvat, et raske osa on nüüd möödas. Tegelikult oli see alles algus. Poolsaare hõivamine pole tegelikult kunagi olnud eriti raske. Selle hoidmine on tõeline väljakutse. Mingil tasandil tundus, et Putin mõistis seda. Ajaloolised sündmused mõjutasid tõenäoliselt tema otsust tellida Kertši väina silla ehitamine näiteks. See 12 miili ehk 19 kilomeetrit pikk inseneertehniline saavutus, mille ehitamine maksis peaaegu $4 miljardit ja mis ühendas Krimmi idaotsa Venemaa mandriosaga. See avas poolsaarele uue sisse- ja väljapääsu, kui ta andis käsu täiemahuliseks sissetungiks Ukrainasse 2022 aastal. Vladimir Putin keskendus ka võtmetähtsusega piirkondadele, mida ta vajas täieliku kontrolli saavutamiseks, niinimetatud maismaa koridori üle, mis ühendab Venemaad Krimmiga, nimelt Donetsk, Zaporižja ja Herson. Loogika oli selgelt mõistetav. Kui Putin kontrolliks Krimmi ümbritsevaid alasid, siis ei oleks ühelgi vaenlasel, olgu selleks Ukraina või isegi NATO, võimalik varustusteid läbi lõigata ega piirkonda isoleerida. Vähemalt nii see vähemalt paistis. Siis leidis Ukraina uue strateegia. Strateegia, mis võimaldas tal katkestada Krimmi ühendused isegi ilma, et ta peaks kontrollima selliseid piirkondi nagu Herson või Zaporižja. Strateegia, mis avaldus Middle Strike'i kampaaniana, mis algas 2026. aasta aprilli alguses. Ja see hõlmab Ukraina vägede ühesuunaliste ründedroonide kasutamist, et sihtida transporditeid ja logistikasõlmi, mida Venemaa kasutab Krimmi varustamiseks. Kampaania algusest peale oleme näinud üha rohkem lööke Kremlile kuuluva sõjalise logistika vastu okupeeritud Ukraina aladel. Eriti keskendutakse niinimetatud Novorossia maanteele, mis on peamine tee, mis ulatub rahvusvahelisest piirist kuni Krimmi ja on aastaid olnud peamine arter. Venemaa toetub sellele, et viia poolsaarele vägesid, sõjatehnikat, toitu, kütust ja muud vajalikku. Sama maantee on sellest ajast saanud Vene sõdurite ja sõjablogijate seas hüüdnimeks surmamaantee, kuna Ukraina droonirünnakud on olnud erakordselt intensiivsed ja tõhusad, jättes veokid leekidesse ja terved kolonnid varemetesse. Ukraina on keskendunud ka kõigi teiste ühenduste katkestamisele poolsaarega, korduvalt rünnates ja ohustades Kertši väina silda, samal ajal hävitades Venemaa raudteeparvlaevu ja niinimetatud varilaevastiku aluseid, mis suunduvad Krimmi poole. Lühidalt öeldes, selle asemel, et alustada mingit kulukat maismaarünnakut, mis võis kaasa tuua suuri kaotusi ja nõrgendada Ukrainat muudes rindelõikudes, Kiievi väed on selle asemel kasutanud targalt oma pidevalt laienevat droonide armeed, et muuta Venemaal võimalikult keeruliseks Krimmi varustamine või tugevdamine. Esmapilgul ei pruugi see nii tunduda, aga nagu pensionil olev Ameerika Ühendriikide armee ohvitser kindral Ben Hodges hiljuti intervjuus saates Global Gambit ütles, on see tegelikult klassikaline piiramistaktika. Hodges märgib, et Ukraina on pühendunud poolsaare isoleerimisele, rünnates transporditaristut, millest see sõltub. Selle tulemusena selgitab USA maaväe Euroopa väejuhatuse endine ülem, et paljud inimesed lahkuvad piirkonnast. Mitte ainult õnnetud, pettunud puhkajad, vaid isegi mõned valitsusametnikud. Inimesed saavad aru, et Krimmist on saamas lõks, kui nii võib öelda. Ja nad tüüavad sealt lahkuda. Ja ühe Vene ametniku sõnul võib Putin olla juba leppinud sellega, et ta on poolsaare üle kontrolli kaotanud. Aga enne kui me täpselt räägime, mida öeldi, te vaatate sõjasaadet ja kui te pole veel tellinud, siis nüüd on aeg seda teha. Kuigi Vladimir Putin pole avalikult Krimmi kriisi tunnistanud ja Kreml jätkab oma klassikaliste propagandataktikate kasutamist, et draamat pisendada, üks ekspert, Moskvas sündinud majandusteadlane Igor Lipset, usub, et Venemaa president rakendab juba Krimmi põgenemisplaani. Interviews Mark Feigeniga, endine Venemaa Riigiduuma liige, kes töötab täna inimõiguste aktivistina, Lipset väitis, et Putin on juba alustanud Krimmist tagasitõmbumise protsessi ning valmistab ette samme, et seda otsust avalikkuse silmis õigustada. Ta selgitas, et presidendil ei ole kavatsust korraldada humanitaarset evakuatsiooni ega rohelist koridori Krimmi lõksu jäänud venelastele, sest Kremlile oleks liiga alandav paluda Ukrainalt rünnakute peatamist, et evakuatsioon saaks toimuda. Selle asemel Moskva kavatseb selles küsimuses vaikida ja hiljem süüdistada Ukrainat, kui inimesed paratamatult surevad kogu piirkonnas kiiresti halvenevate ja üha ohtlikumate tingimuste tõttu. Humanitaarsest vaatenurgast tuleks inimesed evakueerida ja need, kes saavad, peaksid lahkuma silla kaudu. See on ilmne, kuid seda ei juhtu. Putin ütleb, et inimesed surid Ukraina tõttu. Teda ei huvita, kui palju tsiviilisikuid Krimmis sureb, olgu need lapsed või eakad.
kas ravimite, elektri või toimivate haiglate puudumise tõttu. Ta peab omaenda sõda ja tavalised venelased on talle lihtsalt kulumaterjal. Sama intervjuu ajal Lipsits võrdles olukorda Krimmis ka piiramisega, öeldes, seel on veepuudus ja elektrivarustus muutub ebastabiilseks pärast Ukraina edukaid rünnakuid energiataristu vastu. Hiil Krimmis silla. Sideühendused on suures osas katkenud, Krimmist lahkuvate autode read on rekordtasemel. Venelased saavad äkitselt aru, et nad peavad kohe lahkuma. See on nii murettekitav kui ka absurdne. See näitab väga madalat teadlikkuse taset Venemaal. Tõepoolest, kuni 2026 aasta varasuveni Venemaa avalikkus näis suuresti uskuvat, et Krimm on täiesti turvaline. Paljud broneerisid sinna puhkuse soojadeks suvekuudeks, soovides nautida poolsaare lõõdastavaid kuurorte, spaasid ja randu. Samal ajal kui 100 000 venelased on väidetavalt alaliselt Krimmi kolinud pärast ebaseaduslikku annekteerimist 2014 aastal, paljud neist inimestest tegid need otsused selle põhjal, mida Putin neile ütles. Ta ütles, et Krimm oli ja jääb igaveseks Venemaa omaks. Ta väitis, et see on turvaline koht, mis on naasnud oma kodusadamasse ning julgustas aktiivselt Vene kodanikke poolsaart külastama ja sinna maju ostma, äri alustama ja nii edasi. Inimesed uskusid teda, nii et nad tulid massiliselt Krimmi. Nüüd aga mõistavad nad oma viga, kuid paljude jaoks on juba liiga hilja. Muidugi, Ukraina ei sihi tsiviilisikuid otseselt. See pole nagu Venemaa. Ukraina ei pommita tahtlikult inimeste kodusid ega lase õhku haiglaid, kirikuid ja koole. Siiski, katkestades piirkonna varustusliinid, Kiievi väed muudavad selle koha elamiseks palju raskemaks. Mitte ainult sõdurite jaoks, vaid ka tavainimeste jaoks. Kogu piirkonnas on välja kuulutatud eriolukord. Kohalikel on suures osas keelatud kütust osta, kuna sellest on nii suur puudus ja paljudes kodudes ja ettevõtetes esineb korduvaid elektrikatkestusi ja veepuudust. Selle tulemusena tormavad paljud Krimmis elavad või puhkavad venelased lahkuma, moodustades miilipikkused autode järjekorrad Kertši väinasilla suunas. Ja lugematu arv inimesi postitab sotsiaalmeediasse, et väljendada oma hirme ja pettumust, julgustades kaasmaalasi Krimmist lahkuma või sellest kaugele eemale hoidma ja kritiseerides Putinit otse tema näilise tegevusetuse pärast. Jällegi kannatavad tavalised inimesed oma presidendi kõrkuse tõttu. Putin võiks selle nimel midagi ette võtta. Ta võiks suunata vägesid ja ressursse Krimmi evakueerimise abistamiseks. Ta võiks avalikult tunnistada probleemi ja öelda inimestele, et teeb kõik endast oleneva, et neid aidata. Ta võiks teha auväärse teo ja luua humanitaarkoridori, et tagada oma rahvale ohutu põgenemine piirkonnast. Aga ta pole seda teinud ja tõenäoliselt ei tee ka. Selle asemel ta vaikib valikuliselt, lootuses, et ülejäänud Venemaa ei märka, milliseks põrguks Krimm on muutunud, toetudes oma tavapärastele vale- ja propagandavõtetele, et kriisi varjata. Siiski, nagu märkis doktor Orhan Dragas, Serbia julgeoleku ja rahvusvaheliste suhete ekspert, väljaandes Kiev Post ilmunud artiklis, televisioon võib muudkui korrata, et Krimm kuulub igavesti Venemaale, aga see ei suuda stabiliseerida elektrivõrku, täita kutusepaake, tagada regulaarseid tarneid, lühendada ooteaegu sillal ega veenda peresid jääma paika, kus nad enam ei usu, et nad on turvalised. Alates 2014 aastast. Vene valitsus on kasutanud Krimmi kui ülimat poliitilist sümbolit. See on olnud Putini kroonijuveel ja selle, mida ta nimetab uppumatuks lennukikandjaks, annekteerimine tundus aastaid tema suurima triumfina. Isegi siis, kui täiemahuline sissetung Ukrainasse algas, Venemaa kontroll Krimmi üle ei tundunud kunagi olevat kahtluse all. Selliseid kohti nagu Donetsk ja Luhansk kirjeldati kui konfliktitsoone ja lahinguvälju, aga Krimm jäi rahulikuks, stabiilseks ja kindlaks piirkonnaks. Maaliline puhkusepaik ja sümbol Venemaa võimest, mitte ainult territooriumi vallutada, vaid ka seda hoida. Sõltumata sellest, kuidas see niinimetatud sõjaline erioperatsioon Donbassis kulges, Vladimir Putini kujutluses laulsid põlvkonnad venelasi tema nime ja tähistasid tema pärandit kaua pärast tema lahkumist, nautides Musta mere randu veel aastakümneid. Ukraina on selle unistuse 1000 killuks purustanud, tuues Vladimir Putini oma tähelepanuväärse Middle Strike'i kampaaniaga maa peale tagasi. Õppides mineviku õppetundidest, on see astunud Krimmi sõja liitlasvägede koalitsiooni jälgedes Vene kodusõja Punaarmee ja isegi teise maailmasõja teljeriigid, poolsaare isoleerimine, varustuse peatamine ja muutes selle hoidmise peaaegu võimatuks. Ja pole vahet, kas Putin tunnistab seda või mitte. Faktid räägivad iseenda eest. Logistika ebaõnnestub, ressursid ei liigu, inimesed paanitsevad. Ja kõik märgid viitavad sellele, et olukord ei lähe niipea paremaks. Tegelikult on tõenäoline, et olukord läheb ainult hullemaks. Ukrainal on olemas relvad, mida ta vajab oma kampaania jätkamiseks ja ta on juba hakanud oma rünnakuid intensiivistama. Näiteks juunis registreeriti neid palju rohkem kui mais. See hävitas ka mitu varilaevastiku alust
mida Venemaa oli püüdnud kasutada varustuse toimetamiseks Maritsi Krimmi. Ning Ukrainal on selgelt olemas vahendid, et rünnata või isegi hävitada Kertši väina silda, kui ta seda soovib. Sõja varastel aastatel poolsaar ei olnud lihtsalt turvaline koht, kus venelased käisid puhkamas. See oli ka tohutu sõjaline logistikasõlm, lõunapoolne baas, kust Kreml võis oma vägedega rünnata Hersonit ja Zaporižjat või tulistada rakette ja drooniparvi sügavamale Ukrainasse. Aga see ei ole enam nii. Nagu doktor Dragas ütleb, Ukraina on muutnud Krimmi turvalisest tagalast pideva ohupiirkonnaks. Ja see ei kavatse peatuda. See jätab meile ühe lihtsa küsimuse. Mida teeb Putin järgmiseks? Lipsitsi ja teiste sõnul surve võib lõpuks osutuda Vene presidendi jaoks liiga suureks. Dragas usub, et ta võib proovida kriisi killustada väikesteks ettekääneteks. Võltsides lugusid sabotaažist ja tehnilistest riketest piirkonnas, süüdistades kohalikku administratsiooni selles, et nad ei suuda tagada piisavaid hooldus- ja kontrollistandardeid ning lõpuks süüdistades Ukrainat selles, et Ukraina ründab julmalt süütuid Vene kodanikke piirkonnas. Nii tegutseb Putin. Ta otsib patuoinaid ja lükkab süü nii kaugele endast eemale kui vähegi võimalik. See võib mõne Vene elanikkonna osa puhul töötada, aga see ei toimi sadade tuhandete inimeste puhul Krimmis endas, kes näevad, kuidas nende elu päev-päevalt halveneb. Inimesed, kes kannatavad elektrikatkestuste ja kütusepuuduse all, peredele, kes ei saa enam tulesid põlema panna ega piisavalt toitu, et end ära toita, ja puhkajatele, kellele nende president müüs vale ning kes teadmata broneerisid reise lahingutsooni. Nagu doktor Dragas ütleb, Putini Krimmi loo suurim nõrkus peitub lubaduse olemuses endas. Ta ei öelnud lihtsalt, et Krimm on ajutiselt okupeeritud või vaidlusalune sõjatsoon. Ta ütles, et see on igavesti Venemaa oma. Nüüd need sõnad on talle nüüd kätte maksnud. Selle video kaudu saate rohkem teada lugematutest kriisidest, millega Venemaa president silmitsi seisab, mis käsitleb seda, kuidas Venemaa sõjaaegne majandus on enneolematult suure surve all ja liigub kiiresti täieliku kokkuvarisemise suunas. Teise võimalusena vaata seda videot, kus antakse põhjalik ülevaade sellest, kuidas üks väike Ukraina küla on osutunud Venemaale täiesti valutamatuks, kujutades endast üht kõige alandavamat läbikukkumist riigi kogu sõjaväe ajaloos. Ja lõpuks, ära unusta tellida sõjasaadet, et saada rohkem värskeid uudiseid ja põhjalikku analüüsi viimastest Venemaa-Ukraina sõja ning teiste ülemaailmsete konfliktide sündmustest.